aga siis sama serveri pool oli nagu ajast ja arust juba alates 2005 nii nagu tehti või 2004 programmeeriti. Oli samasugune ja siis tekkis võimalus see serveri pool ümber kirjutada ja siis sai sinna katlasse, soovide katlasse pandud ka kõige kaugemad unistused, mis üldse olla saab ja me saavutasime niisuguse olukorra peale seda arendust, meil tekkis täiesti uus raamistik, kirjutasin täiesti uue dokumendi, täiesti uue üldkirjelduse, mille põhiomadus, mida esile tuua, on see, et kõigepealt ta skaleerub lõpmatuseni, et seda võiks viia ka minu pärast, ma ei tea, Hiinasse, eks ole, sest ta skaleerub lõpmatuseni see arhitektuur. Aga tähtis on see, et tekkis nii-öelda otsast lõpuni verifitseeritavus, mis tähendab siis seda, et on matemaatiliselt võimalik tõestada, et need hääli protsessiti ja loeti kokku õigesti. See on sõltumatu niisugune kiht, või stream või suund, millega audiitor saab matemaatiliselt nii-öelda arvutuslikult kontrollida, et sa saad kõik need e-hääled kätte, mis on digiallkirjastatud, mis on kontrollitud, inimesed kontrollivad oma QR-koodi, eks ole, kõik on hästi, nad on digiallkirjastatud, seda võltsida ei saa, eks ole. Kõik on väga hästi, see urn antakse üle. See, et urnist midagi ära kustutada, selle jaoks on ka omad meetodid seal olemas, et ma ei hakka selgitama. See urn on terviklik, antakse üle ja nüüd on, kuidas sellest digiallkirjastatud häälte kogumist saada valimistulemus. Et see võtab hästi mitu niisugust sammu, tühistamised, värgid, särgid, dekrüpteerimised, kokkuarvamised ja kogu selle protsessi on siis võimalik nüüd selle uue süsteemiga audiitoril kontrollida sõltumatult. Teadmata neid saladusi, teadmata seda dekrüpteerimise salajast võtit. See on niisugune homomorfne krüptograafia ja niisugused märksõnad seal, mis tulevad appi. Et me saavutasime selle nii-öelda e-hääletamise ringkondadest nii-öelda püha graali praktikas, mis paberis on täitsa nagu olemas olnud aegu, aga niimoodi praktilises suuremahulises kasutuses ei ole sinnamaani olnud. Nii et 2017 toimusid esimesed hääletamised selle süsteemiga ja nüüd on 3 tükki neid olnud.